Eesti torupilli helirida ei ole olnud nii laia ulatusega, nagu meil praegu sõrmiline on. Sõrmilise peal praegu mängida saab päris palju erinevaid noote ja heliridasid ja skaalasid. Vanasti oli see 6, 7, harva 8 nooti, mida sõrmilise peal mängida sai. Tänapäeva sõrmiline on juba täiustatud rohkem. Esiteks on ka parema käe sõrmede alla tehtud sõrmeavad ja veel, mis on huvitav, et meistrid on ka laiendanud sõrmilist pooltoonide võrra. Ehk siis 3 sõrmeava sõrmilisel on poolitatud 2 noodiks. Mis noodid need siis omakorda on? D, siis C, siis on A, gis, G ja fis, F, E. Ja ma mängin ka neid. Veel on üks pooltoon ära peidetud siia parema käe pöidla alla. Kui mängid A-nooti ja avad pöidla, siis siin tekib bes. A, bes ja siis edasi on B. Paned pöidla tagasi. Mängin ka seda nooti. Ja lõpetuseks mängin terve helirea ja kõik pooltoonid, mis üldse Eesti torupillil ja sõrmilisel hetkel on võimalik mängida. Selline laiema ulatusega pill ja erinevate pooltoonide ja võimalustega pill annab hea võimaluse kasutades erinevaid burdoone mängida erinevaid skaalasid, erinevaid laade, helistikke ja järgnevates videotes tutvustangi, mis skaala või helistik on võimalik mängida mis burdooniga ja kus peab siis avama pool sõrmeava või hoopis pöidla lahti tegema. Mõnusat nuputamist!